ja kuidas me ise motiveerime ennast. Sest et tavaliselt jagatakse motivaatorid nagu kaheks, eks ole, välised ja sisemised. Välised on siis välismõju, ütleme, mida teised tahavad, mida te eeldate, et teised meist eeldaksid ja nii edasi. Aga sisemised on need, mis on seotud sellega, mida te ise soovite. Ja siin hakkabki tekkima selline vastuolu, et välised motivaatorid on lühiajalised. Isegi kui te üritate kellelegi kätte maksta, talle kohta kätte näidata, temast parem olla. Sest et kui te ise ei taha seda, siis te töötate endale vastu. Ja sellepärast iga motivatsiooni alus on alati see mõelda kõigepealt, mida te soovite. Motiveerida läbi selle, miks, sest et see tekitab laiema pildi, kujutluspilt vallandab neurofüsioloogilise reaktsiooni ja järjepidevus viib sihile, kui te tegutsema hakkate. Ja kõik ju sõltub alati sellest, kui palju aega te millegile pühendate. Ja kui te nüüd tahate, siis te seda ka teete. Mis sest, et tekivad vastuseisud, sest alati tekivad vastulöögid. Aga kui te seda ei soovi, siis teil võib olla taga maailma kõige suurem coachide grupp või maailma kõige suuremad sponsorrahad, aga te ei saavuta seda, sest et te ise seda ei taha. Ehk siis leidke igas asjas, muuseas, nii selles, mida te ei taha teha, aga peate tegema, kui selles, mida te tahate. Küsimus, kuidas seda vaatenurka muuta niimoodi, et te olete huvitatud sellest tegema ja tegutsete selle nimel, et seda saavutada. Ehk siis mõelge laiemat pilti ja hakake lihtsalt tegutsema.